Et nii nagu eelmine kord lubatud sai, et selle korral jätkame siis teemaga, mis puudutab auto kasutust. Ja esimene asi võib-olla, mis ma kohe välja tooks, et räägiks võib-olla läbi autode seisukorrad. Et mina võib-olla tooks välja 5 erinevat seisukorra kategooriat, et loomulikult ei ole nad niimoodi kivisse raiutud, et seal nii-öelda nad omavahel võivad see üleminek võib olla väga sujuv, aga umbes saaks mingisugused piirid paika. Esimene siis klass number 1, eks ole, need on autod, mis on siis uueväärsed ja kas nad on siis väga hästi säilinud või nad siis väga hästi taastatud. Ja loomulikult võivad isegi mõni ütleb, et võivad olla isegi paremad kui uued, sest et ütleme, kui me läheme ajast tagasi, olid mõned autod, mida siis nii-öelda pandi, mitte mõned, et ka võib-olla paljud autod oleneb ajast, oleneb autoklassist, pandi ka käsitsi kokku. Ja tollal võib-olla see tase ei olnud võib-olla nii hea, kui tänapäeval on. Nii et kohati mõni auto võib-olla isegi tänapäeval võib olla mingisugused jupid on välja vajatud, paremate vastu võib olla isegi paremas seisukorras, kui auto tuli uuena tehasest. Sest ei olnud harvad juhused, kui tõesti mingid autod, mis siis valmistati, eks ole, siis nad käisid veel mitu korda tehases, käisid tagasi, et teha see asi korda ja nii edasi. Variant number 2 või teise kategooria autod on siis ka nii-öelda siis ma ütleks autod, mis on väga heas seisukorras. Et nad on, ütleme, et siis seal võib-olla on mingisugused kulumisjäljed natukene, aga ikka kõik on ilus, terve, autod pole roostet ja ühesõnaga väga korralikud autod. Variant 3 võiks siis olla autod, mis on siis, ütleme, niisugused korralikud. Et seal on näha, et võib-olla seal mingisugused värvikahvused, mitte midagi hullu, inter on natuke kulunud, võib-olla kuskilt natuke midagi katki, võib-olla kuskil on mingisugused väiksed roostemullid, eks ole. Et ühesõnaga autod, mille puhul on niimoodi, et sa võid neid aastaid kasutada, lihtsalt hooldad, hoiad korras, aga nagu mainisid, autodel võivad olla ju mõned näiteks roostekastused, mitte midagi hullu, aga nende puhul on nagu teada, et ükskõik mida sa siis teed või tee, et kunagi, ükskõik kas see kunagi on, siis oleneb, millal sa reageerida tahad, kas sa tahad reageerida kohe mõne aasta pärast, 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, et ühesõnaga igal juhul tuleb mingi hetk keretööd autoga ette võtta. Et ja siis võib-olla ka 4. kategooria on autod siis võib-olla, mis siis nagu on sõidukorras, omad veel ülevaatlust, aga on kohe näha, et vajavad, ütleme, et siis järgmise ülevaatuse läbimiseks vajavad juba selgelt korralikku remonti. Kereseisukord on selline, et ütleme, et vajavad, ütleme, hetkel võib-olla annab seal midagi lappida, parandada, aga mitte kauges tulevikus igal juhul, kui on soov see auto endale jätta, et siis tuleb ikkagi viia läbi ulatuslikud keretööd. Ja variant 5 on siis autod, mis ei sõida. Et ühesõnaga on juba niimoodi, et enne üldse sõitma saab, tuleb seal teha korralikud investeeringud ja siia lähevad ka siis poolikud projektiautod, mis on, oletame siis keretööd juba tehtud, aga vaja veel komplekteerida midagi ja nii edasi. Need on siis need 5 kategooriat. Ja nüüd ongi küsimus, et mille auto valida. Mina ütleks, et auto valik tuleks teha lähtuvalt sellest, et milline on plaanitud kasutus. Alustame sellest, oletame, et kui sa tahad autot investeeringuks osta, siis on igal juhul, mina ütleks, kas variant siis number 1, seisukord number 1 ja seisukord number 2. Ja nüüd olenebki nüüd sellest, et mida sa autoga veel teha tahad. Et kui sa näiteks tahad ise ka autoga sõita, samas siis pigem variant number 2. Et just nimelt ütleme, et kuna nendel autodel, mis on siis seisukord number 2, et on ka läbisõidud ka suuremad ja toome näited, ütleme, et siis auto, mille puhul oletame, ta läheks seal siis kategoorias number 1, läbisõit on, ütleme, et 87 000 kilomeetrit ja sa tahad auto, oletame omad see autot võib-olla 5 aastat ja kui sa sõidad sinna peale 15 000 kilomeetrit, siis auto läbisõit on 102 000, mis automaatselt igal juhul nagu paneb ta kuidagi, ta on juba auto, mis on läbinud 100 000 kilomeetri rohkem. Näiteks, kui sa võtad auto, võtame siit kategooriast number 2, läbisõit on 161 000 kilomeetrit, sa 15 000 peale, on ta 176 000 kilomeetrit, tegelikult ütleme, et see üldse nagu väga palju hinda ei mõõta, et ta jääb põhimõtteliselt samaks. Ja rääkimata sellest, eks ole, et kui sa sellist autot kasutad, et ajapikku võib-olla 5 aastat, eks ole, tahad ka sõita, et need ohud, eks ole, kui sa mingid kriimud asjad teed peale, eks ole, siis kategooria number 2 autod, et siis ei ole see olukord nii hull, ka kui sul on, eks ole,
kategooria number 1 auto, mis on originaalvärvi all veel, eks ole, kui sa pead hakkama seal mingit värviparandusi tegema, see kohe mõjutab hinda. Et näiteks sellisel juhul jah, et valida kindlasti kategooria number 2 autod. Kategooria number 3, et kuidas nendega on, mina ütleks niimoodi, et mina isiklikult olengi pigem võib-olla see kõige enim võib-olla hindengi kategooria number 3 autosi, et need on niisugused autod, mida sa saad kasutada, saad sõita ja et mis iganes sul seal ka juhtub, et isegi kategooria number 2 autot, et kui sa ikkagi näiteks, nagu ma ütlesin, seal on kõik ikkagi nagu terve, eks ole, oletame, ei ole mingit polstri, ei ole kuskilt ka, et midagi ei ole katki, et kui seal midagi nagu natuke juhtub, siis on kohe niisugune, meil läheb kohe kurvaks. Aga kategooria 3 autot, eks ole, kus on juba mingisugused kulumisheled olemas, võib-olla kuskil siin-seal mingi roostemullik, eks ole, siis see on niisugune asi, et saad sellega sõita, saad see rahulikult nautida. Ja ongi, et kui tuleb sõidad kuskil, ma ei tea, teed mingi kriimu peale, siis ongi võib-olla hea põhjus, et samal ajal, kui see värviparanduse teed, võib-olla eemaldad ka selle roostalge. Et kategooria 4 autod, nendega on keeruline, et tegelikult nendega on niimoodi, ütlen ausalt, et kui sa oled lihtsalt niisugune nautleja, tahad mingit vanat autot, vaatad vana äge S-klassi Mercedes, et miks mitte, eks ole, et ta võib isegi, kui ta sul on võib-olla ei näe nii ilus välja enam kaubanduslik, eks ole, sa ei saa taga võib-olla käia kuskil kokkutulekutel, endal veel häbi sinna niisuguse autoga minna, arusaadavate põhjustel, aga sõita taga saad. Tegelikult vana auto mõnu ta sulle igal juhul annab kätte ja miks mitte sõita, et loomulikult, aga siin on jälle see koht, et sa pead olema nagu väga teadlik, et mis nagu edasi saama hakkab, et kui sa tahad niisugust autot endale pikalt hoida, siis sa tead seda, et sa pead mingi hetk tegema palju investeeringuid, et siis on võimalik, et tegelikult oleks hoopis mõttekam juba osta juba paremas seisukohas auto kohe alguses, et kõike seda nagu vältida. Ja kategooria 5 autod, see on nagu veelgi enam, et siin ongi see, et sa pead nagu teadma, mis sa ostad, et kui sind teeb õnnelikuks see, et sa ise tahad teha autot, ise tahad taasta autot, see on sobi, osta, tee, aga kui sa pead kõike seda teenust sisse ostma, siis mina siinkohal siis valiks midagi muud. Sest see on keeruline, sest esiteks sa kunagi ei tea, et reaalselt, mis see lõppkulu olema hakkab, olema saab. Ja teiseks tänapäeval on ka see, et see kunagi väga raske on leida seda head tegijat. Et on elus palju näiteid, et kui sa loodad küll, et saad head kvaliteeti, siis esiteks küsimus, kas sul õigele valmis tehakse, mis kvaliteediga, sest näide elus enesest, eks ole, sul on võib-olla 2 pakkujat, mõlemad, üks on kallim, teine odavam, kuigi see odavam mees lubab sulle, et ta teeb seda sama hästi, kui teeb kallim mees. Ja kui sa lähed auto lõpuks järgi, valisid tema, tuleb välja, et see on auto nii palju vigu ja siis, kui sa veel ütled, et kuule, aga mis jama see on, siis sulle öeldakse selle peale, aga mis sa tulid siia, siis oleks mitte see kallima võtta. Kuigi ta algus lubas sulle, et ta teeb sulle sama hea töö. Öeldaksegi sulle niimoodi, et aga sellise hinna eest saadki sellist asja, kui sa oleks tahanud paremat, siis oleks võinud kallim võtta, kuigi ta algus sul lubas, et teeb sul sama hästi, kui teeb see, kes lubas kallimat. Aga see selleks. Ja ühesõnaga, ja siis enne kui ma selle alapunkti võtan kokku, et siis ma ütlen ka ühte asja, et asi oli nii väga selles, et mis seisukord sa ostad, et asi on ka selles, palju sa oled nõus maksma. Toon kohe näite, et 3 auto näol, et need 3 autot, et esimene auto on siis väga hästi säilinud, et originaal seisukorras oletanud läbisõit on 3000 kilomeetrit, teine auto on siis ka igati viisakas seisukorras läbisõit oletame 50 000 kilomeetrit ja 3. auto on taastatud auto. Ja nüüd ongi niimoodi, et suure tõenäosusega see esimene eksemplar on kuskil 50% kallim kui see teine ja suure tõenäosusega see 3. eksemplar on samuti 50% kallim kui see teine. Ja siin ongi nüüd küsimus, et milline neist autodest võtta ja ma hiljem korra natuke täpsustan, aga ma lihtsalt ütlen nagu siin seda, et tuleb ka teema klassikas auto ülalpidamine, aga näiteks mina isiklikult läheksin just nimelt teeksin valiku see teise auto kasuks, kuna nagu ütlesin ise eelnevalt oma kogemus näidanud, et kui asi on taastatud, esiteks võib juhtuda see, et midagi on nii-öelda tõlkes end kaduma ja teine asi on see, et sa kunagi ei tea, kuidas on taastatud. Et kui sa oled veendunud, et see auto on tõesti väga hästi taastatud, väga hästi tehtud seda tööd, aga kui sa kunagi ei tea, kus kohas see eelmine omanik, üle-eelmine omanik need keretööd tellis, mis seal tehtud on, et see on alati niisugune riski business. Ja esimese selle
autoga võib olla ka see, et kuna väike läbisõit, mina alati ütlen, et mida nüüd mina võid, see on niisugune teatuntud vanasõna, et mis liigub, see kulub, mis see laguneb. Et mina alati on seisukohal, et ja see ei ole ainult minu seisukoht, isegi on autod välja toodud, korreektsed autod, mille puhul ongi nii, et sa pead nendega sõitma, et kui sa neid ei sõida, nad sõna otseses mõttes hakkavad sul nagu lagunema. Et regulaarne kasutus on nagu väga oluline ja ma ütlengi, et selline auto, mis iseenesest on okei, ta näeb väga hea sul välja, läbisõidunumber on väga väike, aga tegelikult, kui sa reaalselt tahad taga hakata sõitma, ta sul pärast pikka aega seismist või väga vähest kasutust võivad need investeeringud olla üsna kulukad. Nii et pigem see teine auto, mis võib-olla siis on rohkem sõitnud, mõtled küll, et auto rohkem sõitnud võib-olla, aga et alati esimene variant peaks olema nagu siis paremas seisukorras, aga tegelikult on juhtuda võib hoopis see, et see auto, mida on rohkem kasutatud, et tegelikult sellega sa saad palju pikemalt sõita murevabalt, sest esimene eksemplar nõuab sul juba koheselt mingisuguse investeeringuid, kas või näiteks veermiku mingisugused jupid, asjad, eks ole, pidurid ja nii edasi, mis võib-olla seistes ei ole enam need, mis nad tegelikult olema peaksid. Aga sellega on panen praegu siin punkti ja juba järgmine kord räägin edasi teemast, mis puudutab auto ülalpidamist.